Nii, hallo 11. klass. Teil oli siis koduseks tööks teha mõned aritmeetilise jada ülesanded. Ja mul on siin tegelikult näidiseks ette võetud 9 ülesanne. Et nad kõik olid iseenesest suhteliselt sarnased, nii et vaatame läbi selle kõige esimese, teie puhul siis 9. Mis te pidite leidma? Teie pidite leidma selle jada viimase liikme ja no ma võin selle mingi teen oranžiks ja kõigi liikmete summa. No ütleme see ja teeme mingi siniseks. Ja mis teil antud on? Teil on antud esimene liige, jada vahe ja liikmete arv. Selle informatsiooni me võime kohe kirja panna, sest siis see aitab meil lahendada igasuguseid asju. No, esimene liige on meil jadas loomulikult A1. Ehk siis võtamegi kirja ja joonistame siia mingisuguse A1. Ja tema on siis võrdne 4-ga. Nii. Järgmisena meil on antud jada vahe ehk loomulikult D. Ja tema, nagu meil antud on siis 5. Ning liikmete arv, mis meil siin kirjas on 10. Ehk N on võrdne 10-ga. Paneme nüüd, teeme 0 uuesti, see 0 ei tulnud hea välja. Ja muudame selle kõik natukene ilusamaks. Vajutame matemaatika nuppu ning Nii, see peaks olema N. Nii, N võrdub 10. Okei. Teeme selle kõik natukene suuremaks ka, et oleks näha. Ja vaatame, mis meil siin kenasti nagu antud on. Okei. Meid huvitab jada viimane liige. Kuna meil liikmete arv on 10, siis loomulikult kõige viimane liige oleks meil ju 10. liige ehk A10. Meid huvitab siis, kuidas me leiame A10, on ju. No, ma võin siia kirjutada ka, et me otsime A10. Võtame ka siis mingisuguse oranžilaadne. Okei, see ei ole oranž, see on värviline. No, las ta olla. Meid huvitab A10, kõige viimane liige. Ehk siis meil tegelikult oli valem, teil on siin paberi peal ka, mis ma saatsin teile. Valem, kuidas leida ükskõik millist aritmeetilise jada liiget. Ja ma panen selle, nii, 2 valemit. Võtame, nii, 2 valemit. Need valemid on kus, mis? No, võtame niimoodi. Need 2 valemit. Paneme mingi siia ja paneme teise siia. Nende 2 valemiga, mis meil siin on, me saame kõik asjad ära teha. Kuna meid huvitab A10, siis me kasutame seda valemit, mis meil siin on. Lihtsalt N, ehk mitmendat liiget me otsime, on loomulikult 10. See tähendab seda, et meie saame siin rahuliku südamega võrdab. Ning pistame lihtsalt andmed, mis meil siin on, siia valemisse ja kõik saab korda. No, võtame A1. See on meil loomulikult 4. See on siis pluss D ehk 5. Ning siin sulgudes on selline asi nagu N-1. Kuna meie N on 10, siis 10-1 on loomulikult 9. Ja kuna siin sulgude ees on nii-öelda D ja sulgudes ees on N-1, siis nagu me kõik teame, matemaatikud on hästi-hästi laisad. Mis tähendab seda, et tegelikult siin vahel on korrutusmärk, mis tähendab, et meil on 5 korda 9, on ju. No. Kui me selle jama ilusasti ära arvutame, meie peaksime saama vastuseks 49. Ja ma muudan selle moodustuse ka nii-öelda natukene ilusamaks. L9 päris ei ole. Teeme väikse paranduse. Teeme
siia. See peaks olema 4. Nii, 49 on valmis. Ja teeme tema natukene suuremaks ja panname talle siis sellise oranži värvi ka. Et siis me teame, et see on see viimane liige, mida me tahtsime. Aga peale seda viimast liiget meie tegelikult tahame teada saada veel kõigi liikmete summad. Ja selle jaoks me kasutamegi seda sinist valemit siin, summavalemit. Taaskord see on mingi üldine valem, mida me võime kasutada ükskõik millise liikme puhul, aga kuna meil on hetkel kõigi liikmete summa ja meil on 10 liiget, siis loomulikult meie endiks on 10. Ehk siis lihtsalt pistame jällegi kõik need andmed siia valemisse ja vaatab, mis juhtub. No joonistame jälle, võtame selle kena sädeleva pastaka või mis iganes ta on. Meil on siis S10. Nii. Ja mis meil tuleb on ju? A1 on meil 4, loomulikult. Nii. Plus AN on ju. Mis see N on? N on sama N, mis siin. Ehk siis A10. Aga A10 meil on juba välja arvutatud, see on meil 49. Ehk siis meil on pluss 49. No paneme tema kenasti sulgudesse, mingisugune joon alla, jagatud 2 ja korrutatud paljuga. Korda N ehk 10. Nii. Korda 10. Ja kui meie selle moodustise ära arvutame, no kõigepealt liidame kokku, siis jagame, siis korrutame, siis meie peaksime saama sellise ilusa arvu nagu 265. No vaatame edasi. Muudame selle ka natukene kenamaks matemaatikaks. Vajutame nuppu ja nii, 4 + 49, jah, see toimub väga hästi. Tindikiri matemaatikaks. Teeme ta suuremaks, paneme ta õigesse kohta, paneme ta lausa mingisugust sinist värvi ka. Et siis me teame, et see on meil kõigi liikmete summa, see on viimane liige ja niimoodi ongi meil leitud see, mida selles ülesandes küsiti. Et ma loodan, et see teema ei ole väga hull, et te saite sama vastuse. Kui ei saanud, siis võite vahepeal, kui te seda videot vaadate, loomulikult mitu korda vaadata, võite pausile panna ja ma loodan, et kui te selle praegu kaasa mõtlesite, siis te järgmised suudate ise kenasti ära teha.